Tere õhtust! Vaata, kui kaunis on täna kuusiripp. Nii ütleb Friedebert Douglass aastal 1907 ühes kummituslikus miniatuuris Õnnetund. Selles üsnagi eksistentsialistlikus ja tumedas tekstis vaadatakse järele rongidele, mis kihutavad mööda rööpaid, inimlike pahede ja hädadega, kuuldakse linnade oiet ning püütakse leida pääsemist maisest ilust. Jõutakse ka viimaks ikkagi tõdemuseni, et kõik määndub ja kaob. Selles omakorda pole midagi halba. Douglass kirjutab, ei, ära leina isikut, see on mööduv, kuid jääb kõiksus, elab universum, jätkub elu, igavene harmoonia. See tunnetus, mis on kirja pandud 119 aastat tagasi, on kõnekas ka praegusel ajal. Ikka on tunne, nagu oleks maailm justkui liigestest lahti, kohati kummaline või kauge või võõrdunud. Vahel võibki tunduda, et ei tahakski selle maailmaga, mis muudkui põleb, tingimata ühenduses olla. Aga võib-olla on see midagi, mis iseloomustab inimesi igal ajastul. Me lihtsalt tunnetame oma aega ise alati erakordsena, mingisuguse murdepunktina. Samas maailm muutubki kogu aeg. Niisamuti nagu inimesed, see ei saagi paigale jääda. Aga kõige selle keskel on Douglasel siiski mahti hüüatada. Vaata, kui kaunis on täna kuusirpp. Mis sest, et ta on külm ja kauge, meile annab ta siiski tumedatel tundidel valgust. Täna olemegi siin mustal aega saalis, kuhu vahel tahaks ka maalida võib-olla kuu ja tähed, selleks, et tähistada loomingu sünnipäeva. Ja samuti selleks, et tunnustada tekste ja autoreid, kes on rõõmustanud, viinud meid oma keele kaudu sügavatele sisemistele maastikele, andnud edasi oma kujutlusvõime ja kujundite kaudu miskit, mis puudutab, raputab, haarab. Need on autorid, kes oskavad korral ka kirjeldada nii praegusaja valupunkte, visandada võib-olla tulevikkugi, aga vaadata ka minevikku ja leida sealt unustatud autoreid ja uusi vaatepunkte. Kirjanikud ja kirjandusteadlased, kes vaatlevad, sünteesivad, mõtestavad. Looming on aasta auhindu andnud välja üle 50 aasta. Tänavu on meil 6 laureaati. Kohe räägime neist kõigist ka lähemalt. Samuti anname laureaatidele endile sõna. Ja täna musitseerib meil siin Erkki Pärnoja. Aga kõigepealt kutsun siia Loomingu raamatukogu peatoimetaja Triinu Tamme, kes tutvustab Loomingu raamatukogu laureaati. Tere õhtust! Palju õnne Loomingu toimetusele sünnipäeva puhul, palju õnne kõigile laureaatidele. See on tõesti üks vana traditsioon. Ei mäletagi, kust alguse saanud, et ka Loomingu raamatukogu annab Loomingu sünnipäeval üle oma tõlkeauhinna. Loomingu raamatukogus ilmuvad raamatud on kõik muidugi väljakutsed tõlkijatele. Nad on keerulised tekstid, igaüks omamoodi. Selle aasta laureaadiks valisime aga Mari Laane, kes tõlkis meile Aurora Venturini romaani Täditütred. Mari Laan on kindlasti tuttav inimene, tegutseb kirjastuses Toledo, tõlgib hispaania keelest. Vaatasin, et tema kõige esimene raamat 2001 oli tõlgitud inglise keelest, aga pärast seda ta siiski leidis hispaaniakeelse kirjanduse ja selle tõlkimise sinna on ta jäänud. Tõlkinud umbes tosinkond päris nõudlikku raamatut. Loomingu raamatukogule tõlkis Mari Laan juba aastal 2023 Felisberto Hernandez jutukogu Üleujutatud maja ja teisi jutte.
ja see on üks päris pöörane raamat, seal see autori fantaasia ja ka tema kirjaviis, mis on erakordselt ebatraditsiooniline ja isegi hispaaniakeelsele lugejale kohati raske, oli juba paras proovikivi ja sellega Mari sai kuidagi nii hästi käesoojaks, et kui siis ta asus tõlkima Venturini täditütreid, siis see kuidagi kukkus tal välja justkui mängleva kergusega. See raamat on ka kummaline, sest et seal üks tüdruk jutustab oma elust täiesti ebatraditsioonilises perekonnas. Isegi võiks öelda, et normist kõigiti kõrvale kalduvas perekonnas. Ja ka tema keel on normist kõrvale kalduv. Nii et see tähendab seda, et Mari-Laan pidi justkui mõnes mõttes leiutamagi täiesti uue keele. Siis sellise keeleregistri, mis justkui kogu aeg on nagu nihkes ja samas loomulikult peab see mõjuma kõik äärmiselt loomulikult. Ja hästi kummaline sõnavara on siin, sellepärast et mina jutustaja on lugenud palju raamatuid ja sealt pannud üht-teist kõrva taha ja väga ootamatutes olukordades käib ta välja neid keerulisi sõnu. Ka grammatikaga käib ta ringi kuidagi mitte siis ühesõnaga näiteks komad ei ole tema jaoks mitte grammatilised nähtused, vaid pigem retoorilised nähtused. Kui ta on närvis, siis ta neid ei kasuta. Kui ta on rahulikum, siis ta neid kasutab rohkem, aga üldiselt ta kasutab neid kuidagi seal, kus neid tõepoolest nagu vaja on. Et selles toimetamise protsessis oligi võib-olla väga huvitav see, et kuidagi mõelda uuesti selle üle, et kui palju on ikkagi keeles ka konventsioone, mida me lihtsalt täidame kuidagi lihtsalt sellepärast, et nii on norm. Aga tegelikult selleks, et edasi anda midagi, võib hoopiski sellest kõrvale kaldudes jõuda palju ägedama tulemuseni. Ja võib-olla siis veel et Aurora Venturini oli ise ka päris huvitav kirjanik, ta nimelt sai kuulsaks selle sama romaaniga, kui ta oli 86-aastane, ta saatis selle romaani võistlusele ja võitis selle romaani võistluse ja kommenteeris siis ise otsust, et lõpuks ometi üks mõistlik žürii. Ja meie siis ka olime seekord Loomingu Raamatukogu toimetusega see mõistlik žürii, kes Mari-Laane vaieldamatut tõlketalenti auhinnaga pärgab. Nii et palju õnne Marile. Ta kahjuks ei saa ise siia tulla, aga võime talle plaksutada. Mari ei saa ise kahjuks siia tulla, sellepärast et tema on 7 maa ja mere taga. Aga ta saatis meile tervituse. See on käsikirjas, sellepärast et niimoodi nii oli ainsana võimalik. Ma proovin selle teile ette lugeda. Head inimesed, olen väga uhke, et Aurora Venturini tütarde tõlge on auhinna väärinud. Kirjutan teile Andide Jalamilt, Ladina-Ameerika ühelt suuremalt raamatumessilt. Siin maal on kohv ja šokolaad, aga ka ohtralt kartulit, liha ja vorsti ja aasta läbi Eesti aprill. Kohal on Claudio Pinheiro, Piedad Bonet, Maria Mendoza, Isabel Polera, Damas González, Pilar Quintana, Laura Restrepo, Antonio Garcia Angel ja veel sadu kirjanikku. Siin on veel ka mangosid, granadille, avokaadosid, papajasid, guajave, luulasid, marakujasid, ananassi, draakoni vilju, tamarillosid. Võib-olla ei kõla kõik kuigi tuttavalt, aga äkki ikka tahaks proovida. Loomingu Raamatukogu kannab hoolt, et meie ees poleks mitte ainult kurki ja õuna, vaid ka midagi natukene ootamatut, välja hääldamatut ja seninägematut. Käesolev juhtum kinnitab, et see läheb ka lugejatele korda. Täditütarde omadustest ja komadustest on juba omajagu ja nii mõnegi koma jagu räägitud.
Seepärast ma raamatust pikemat juttu ei teegi. Lõpetuseks siiski ka endast kui tõlkijast. Olen tõlkijana sisimas küll eneseteadlik, aga nagu muudeski elulistes küsimustes hindan kõrgelt avaramat kõrvalpilku. See tähendab mõistva ja kaasamõtlevat toimetaja panust. Suur aitäh toimetajale Triinu Tammele ja tervele Loomingu Raamatukogu pühendunud toimetusele. Palju õnne, lugupeetud Loomingu auhinna laureaadid, palju õnne ja õitsengut Loomingule, Mari! Aitäh! Ja nüüd siis lähme edasi Loomingu auhindadega. Ja alustame luuleauhinnast. Luuleauhinna laureaat on tänavu Triin Paja ja mäletan oma esimest kokkupuudet Triin Paja luulega. Töötasin toona Värskes Rõhus luuletoimetajana ja ühel päeval saabusid postkasti tekstid, mis olid tavapärastest kaastöödest tunduvalt erinevad. Need olid nõtked, metafoorsed, tundlikud ja samas need olid kuidagi valmis. Oli kohe aru saada, et kirjutajal on oma eripärane hääl ja stiil. Peagi selguski, et Triin Paja luulejuured on saanud inspiratsiooni ingliskeelsest luuleilmast ja peagi on tal ilmumas ka vist esimene ingliskeelne chapbook või võib-olla juba mitmes, ma ei ole nii kursis. Ja tema ingliskeelseid tekste on ka avaldunud näiteks mainekas ajakiri Poetry. Aga teisalt võrsuvad tema tekstid ikkagi siit samast ja muidugi on ta ka tunnustust pälvinud Eestis. Paja luules on käänulised jõed, üleujutatud karjamaad, rohtu kasvanud veetorni katused, aeg, mis vilistab läbi linnu sulestiku. See on metafoorne, mõistatuslik, tundlik, olulisel kohal on loodus, aga ka ajaülesed seosed paikade ja inimestega. Meie aed on vastupanu, ütleb ta, ploomipuudel on midagi öelda. Jah, puudel on öelda paljudki, kuulakem neid, tõlkigem neid luulekeelde, et ka inimene ise võiks olla oks, mis ei murdu, kui laps ta küljes kõõlub. Triin Paja. Tänan Loomingut ja tunnen rõõmu, et tunnustust on saanud ka loomad ja linnud, kellest ma väga palju luuletan viimastel aastatel ja neid luule läbi kaitsen ja pühitsen. Nendest ka järgmised luuletused. Kaitsealused. Koridoris kõhib keegi. Ema köha murduv aks, murduv ja murduv, puu ei lange. Võta see puu kaitse alla. Võta kaitsele mõisavare igal korstnal toonekurepese. Võta kaitsele metsik kassipoeg, ta ei ela seda talve üle. Kõvera sabaga farmi kontri ligi ta embab automootri soojust, kuni tööline koju sõidab ja külmakraadide nooled läbistavad loomilinde. Kui kuu selgrokk pikutab pilvel, mõtle musta kassipoja kõverale sabale. Ava uks endas. Võta kaitsele piimanöges ja õde. Mõtle musta kassipoja kõverale sabale, murdu. Nagu rasvapalli võrku takerdunud sinnitehase jalaluu, murdu. Et näha. Teisel pool ükskõiksust on aas. Teisel pool ükskõiksust on meri. Aas ütleb, saa kipssidemeks kassipoja murdunud sabale. Meri ütleb, saa kipssidemeks sinitihase jalaluule. Must toonekurg. Pikutan ta samblaga vooderdatud pesas. Tõmban põlved lõua alla. Toonekurg on lahkunud.
võtnud kaasa alla kugistatud pojad, maandunud naftatankerile puhkama. See viib ta kaugele. Taevas kõnnib pall jalu merepinnal ja saab sillaks. Vanaemad Linda ja Ene helplevad hetkeks. Mereseep vahutab, nad pesevad ennast. Üks neelas alla tütre, teine poja. Kõik ilu on kasulik, informeeriv. Ilu analüüsimine hävitab ilu, kõik ilu. Iga kroonos sünnib süütuna. Pikutan samblaga vooderdatud pesas. Ema ei neelanud mind alla. Susatasin vasikalauta emale külla. Oma juustega püüdsin nöörida kinni, vaigistada hämarema, valjema mälestuse koonust. Apteek. Lehm jätab meelde temaga vaenulikult käituva. Mäletab ta nägu aastaid, nagu laps, kes räägib koolikiusamisest detsembri õhtul. Vesi jäätub rannast trepiks. Trepp toob mind ruumi. Olen tundlik naistega, kes ruumis suitsetavad. Mul on mitu ema. Nad on ka vasikate emad, töötavad vasikalaudas. Vasika kuulmine on terav, nagu lapsel, keda valjud hääled kokku muljuvad. Kuid köögis on aprikoosi, kaneeli, hurmaa valgus. Nende silmad on tekid. Nende hääled on plaastrid. Vaalavaha küünlad. Kui väike vaal öösel majakat vaatas, kas ta aimas, et see valgus, see vaalaõliga tehtud lamp on ema. Vaalapüügilaev on liikuv tehas. Kui küljelt küljele õõtsu pingviin pardale ronis, sai temagi sulatusahju kütuseks. Mõistagi läks mõni töötaja hulluks. Vaal on sümfoonia, vaal on silm, vaal neelab majaka alla. Vaalavaha küünlad põlesid eredalt, ulgusid. Meie eredad lugemistoad, tormikeldrid, see valgus oli vaal. Ja see valgus oli vaal. Majaka keerdtrepp viis ema koljusse. See valgus oli vaal. See valgus oli vaal. Märad teisel pool kiviaeda. 1. Sõitsid jalgrattaga poodi, härma kalasoomused juustes. Astusin välja, hobuseni hele mu käe all, hingeldav. Kasvav loode surus vastu ta kopse. Vahel ta rappus teisel pool kiviaeda. Õhtu valgel oli ta seljajoon sild. Iga ema luud saavad sillaks. 2. See oli meie esimene talv saarel. Õitsesin ja uppusin. Õitsesin ja uppusin. Puu pliidis kahises olemise kiirgav samet. Ma ei tahtnud lugeda Dostojevskit, vaid hobuseid näha. Nad ei alistunud. Nad kappasid. Lumi nende ripsmetel kappasid ja murdsid lumetormi 100 luige kaela. 3. Kui märad lumes püherdasid, kumises minus teadmine. Inimene ei saa laulda, kui ta on hirmul. Inimene peab laulma, kui ta on hirmul. Ja viimane. Lambad mese ees. Otsin kiviklibust vanaema sõrmede linnuluid, mis aitaks mul inimeseks saada. Mõni jääbki väärkoheldud kassipojaks, ei tule enam vanni alt välja. Enamasti sobin olla teeleht marliriide all lapse maraskil põlvel. Neil päevil olen üksiklane Atlandi ookeani servas.
Kohtun vaid määgivate lammastega. Õpin vastu määgima. Saan peaaegu lambaks. Rumeenias mürvati 6 metsavahti. Määgin. Virungas mürgati 200 metsavahti. Määgin. Virunga. Ohustatud mägi gorilla niisklesamblane pühamu. Määgin. Ehk oleme oma sügavikes juba kaastundlikud. Kastame randa uhutud möökvaala veega. Ehk on ürgmetsa juured meiegi juuksed. Need võetakse maha me juuksed. Küsin vanaemalt inimeseks saamise kohta. Vanaema määgib. Aitäh! Aitäh! Tänavu on meie laureaatide seas 2 luuleautorit ja 2 artikliautorit. Ja seda seetõttu, et tahame esile tõsta ka noori autoreid, ehk et mõlemas kategoorias on siis autorid, kes on sündinud sel sajandil. Ja meie teine luulelaureaat on Susanna Mett. Susanna Meti luuletused on intensiivsed, mõjusad, ootamatud, nad panevad lugeja kaasa liikuma maastikel, mis kuuluvad korraga hämarusse, aga samas võivad olla eredalt kiiskavad. Tema sõnad tirivad kaasa, vahel ei teagi, kas alla või ülesvoolu. Siin on unenäod, mis mäletavad sääsehammustusi põsel, päike, mis lohistab end aeglaselt silmalaugudest läbi, öö, mis piilub sokiaukudest välja, süütunne ja liiter piima. Susanna Mett on üks tugevamaid ja omapärasemaid hääli, kelle tekstid ilmusid Loomingus möödunud aastal esmakordselt ja loodame muidugi tekstidele jätku. Susannaga on kahjuks haigestunud ja ei saa täna siia tulla esinema, aga teeme talle suure aplausi. Ja siis nüüd kutsun siia meie värske kriitikatoimetaja Tõnis Vilu, kes tutvustab kriitika laureaati. Tere! Ega mul pikka kõnet ei ole, sest ma olen selline nagu värskelt ahju pistetud päts. Ma ei ole jõudnud veel kerkima hakata. Järgmisel aastal tuleb veidi pikemalt. Aga mul on väga hea meel anda täna üle kriitikaauhind Priit Põldmaale, tema arvustuse See lõpuni seletamatu elu eest, mis on kirjutatud Ene Mihkelsoni eluraamatust pealkirjaga Tetraeder Karjamaal, mis on siis segu eluloolistest faktidest, temast kirjutatud artiklitest, ühesõnaga kõigest ja väga huvitavast pildimaterjalist, mida ma väga soovitan vaadata. Ja arvustuse pealkirjas on minu meelest ka võti, kuidas kirjeldada Põldmaa teksti, et ka arvustuse õnnestumine on ju seletamatu. Aga kuidagi see Priidul õnnestub ja õnnestub imehästi. Minul kui lugejal ja ka ma arvan ka teistel lugejatel on tunne, et vaatlusalune raamat on kindlates ja rahulikes kätes. Põldmaa särab põhjalikkusega, mida täiendab oskus uuritavat piiritleda. Ta ei kaeva igalt poolt, vaid leiab selle veesoone üles ja siis läheb alles sügavale. Ja kõik seda täiendab ka tema suurepärane keeletunnetus, mis teeb arvustuse äärmiselt nauditavaks lugemiseks. Palju õnne, Priit! Tere! Suur tänu selle tunnustuse eest.
See võimalus siin täna seista on üksjagu üllatav. Ma tõesti ei ole ennast mingiks päris kirjanduskriitikuks pidanud. Ma olen enda meelest pigem amatöör, kes on sisenenud külg ees teiselt alalt ja peab iga kord arvustust kirjutades meelde tuletama, et mismoodi see kirjutamine õieti käib. Ja see arvustus Ene Mihkelsoni seltsi raamatule ehk Ene Mihkelsoni eluraamatule Tetraeder Karjamaal sai valmis 2024. aasta lõpus ja ilmus eelmise aasta jaanuaris, nii et ma tegelikult olin selle teksti jõudnud peaaegu ära unustada. Seda ootamatum oli nüüd see äramärkimine. Aitäh! Ma olen viimastel kuudel tahtnud mõningaid teemasid ja seoseid eelkõige enda jaoks selgeks mõelda ja sõnastada ja nüüd ma kasutangi seda mulle antud aega ja ruumi ja teen seda siin teie ees. Alustan ühe tsitaadiga. Kui kõneleme kunstniku vastutusest, siis kõneleme kohustusest süveneda. Jõuda läbi argipäevase ja pindmise sügavusteni, mis polegi ehk märgatavad. Kunstnik avab pealispinna ja tema järjekindluses, kohustuses kannatada, taluda pinget, mis askeldusisse varjunud inimestel jääb lõpuni tundmata, seisneb tema vastutus ühiskonna ees. Nii kirjutas essees isiklikust kunstis 27-aastane Ene Mihkelson, kes ei olnud siis veel avaldanud ühtegi luulekogu ega romaani. Ma mõtlen neile küsimustele viimasel ajal päris sageli, kas ja kuidas, kus ja kuidas avaldub kunstniku vastutus, mis on kunsti ülesanne praegu. Oleks ju naiivne arvata, et praegune aeg on märkimisväärselt keerulisem kui mõni varasem, aga ometi ma tajun, et vähemalt minu seni üsna lühikese eluea lõikes on praegu kõige ärevam, kummalisem, ebakindlam aeg ja sarnast tunnet on väljendanud paljud, ka need, kes minust aastakümneid vanemad. Niisiis, jutt käib kunsti ülesandest ja vastutusest aina ärevamas ajas. Mõistagi võib kunst teha paljut, muuhulgas ärevust leevendada ja meelt lahutada, pakkuda hetkeks võimalust lahutada endast oma meel. Ja kunst võib olla vastupanuvorm ja võitlusväli, oma meele avaldamine, valjuhäälne vastuhakk kurjale, toorele ja barbaarsele, pliiats võib olla relv, sõna laskemoon, kunstiteos võib olla halastamatu tõe viimne pelgupaik. Ja muidugi on igasugu muid variante, ma ei arva, et küsimusele kunsti ülesande kohta saaks ammendavalt vastata. Aga on üks tee, mis näib mulle järjest tähtsam ja millest mulle tundub, räägitakse vähe. See on seotud häbiga, õigemini selle kadumisega. Tundub nagu välja öeldud sõnadel pole selles maailmas enam kaalu. Siia ja sinna poole lendavad sõjaähvardused, lubadus visata kuhugi tuumapomm või hävitada kogu tsivilisatsioon, kui ei saa kohe oma tahtmist. Loodusvarasid vahetatakse peenrahaks, mets ostetakse odavalt kokku ja müüakse poole kallimalt maha. Need, kes sellest kasu saavad, surfavad Dubais ja õpetavad sealt valitsust, kuidas metsatööstust tugevdada. Kes lähisuhte vägivallale valjuhäälselt vastu astub, tagandatakse ametist, kusjuures demokraatlikul teel. Vägivallatsejad ja ahistajad, kuigi nende teod on teada, püsivad ühiskonnas mõjukatel positsioonidel. Kõik, mis vähegi mahub seaduse raamidesse või mille puhul vastupidist ei õnnestu tõestada, tundub lubatav ja kui toob kasu, siis ka soositav. Väärtustest rääkimine mõjub vanamoelise ja naeruväärsena, just kui oleks väärtusruum mingi konservatiivide eraomand. Põhimõtted on välja vahetanud pragmaatilisus. Me ei häbene hoida tugevama poole, lootuses, et pääseme ise niiviisi kõige hullemast. Usume küll, et kiusata pole ilus, aga püüame ikka kiusajaga häid suhteid hoida ega häbene seda ka avalikult tunnistada. Meil peab olema sõpru siin, seal ja kolmandas kohas, öeldakse, ja see tundub aruka jutuna. Parem on mitte küsida, kes need kolmandate kohtade sõbrad on. Miks üldse veel midagi häbeneda, kui paistab, et häbil pole meie maailmas enam kohta? Arutasin hiljuti ühe sõbraga kliimakriisi võimalikke tagajärgi ja tulevikustsenaariume. Küsisin, mis saab
neist rohkem kui miljardist inimesest, kelle kodud muutuvad lähema veerandsaja aasta jooksul elamiskõlbmatuks. Mu tark, hea ja arukas sõber vastas, meie parim lahendus on kvoodid. Globalistid korraldavad neile inimväärse vastuvõtu, rahvuslased saadavad püssimehed Vahemerele ülejäänuid tõrjuma. Miski murdus mu sees. Kui intelligentsed inimesed hakkavad kasutama eufemisme nagu ülejäänute tõrjumine, kui jutt on olukorrast, kus ühed inimesed tapavad teisi, siis on midagi käest libisemas. Kes on üle jäänud ja millest nad on üle jäänud? Need oleme ju sina ja mina, meie kõik. Võib-olla on see mu sõbra visandatud tulevikustsenaarium täiesti realistlik. Võib-olla on õigus neil, kes ütlevad, et lärmakas kompromissitus on rahvusvahelistes suhetes enesehävituslik ning tuletavad meelde, et meie ei koli kuhugi ja Venemaa samuti mitte, ta jääb meie naabriks, me peame kuidagi omavahel suhtlema. Võib-olla on taoline pragmaatilisus ellujäämiseks aeg-ajalt hädavajalik. Võib-olla. Aga see pole ju kõik. Ei saa ju olla. Mõni aasta tagasi helistas mulle üks sõber ja ütles, Priit, ma tahan sulle öelda ühe Lao Tzu mõtte. Kui võidad sõja, pea peiesid. Kõik. Paar kuud hiljem mu sõpra enam polnud. Aga see mõte kummitab. See on nii lihtne ja karm, et me ei taha seda enamasti näha. Iga sõda on kaotus kõigile osapooltele. Iga langenu on langenu meie seast. Kõik, mis tehakse kellelegi, tehakse mulle. Ja kõike, mida keegi kellelegi teeb, teen mina. Õõnsavõitu maksiimid, aga mulle tundub, et kui me neisse enam üldse ei usu, kaotame midagi olemuslikku, midagi inimlikku, seda, mis meid üksteisega ühendab. Sellepärast mõtlengi üha sagedamini, et kui meil pole kunstnikena alati võimalik vastu hakata, peame ometi hoidma alal häbitunnet. Valu ja süütunnet kõige pärast, mis toimub, mida keegi kellelegi teeb. Ja see võib olla kuratlikult kurnav. Teadlikkus kurjast, mis just nüüd sama aset leiab ja võimetus midagi teha, et seda ära hoida, võib päriselt hulluks ajada. Aga kui me selle valu endas lõplikult vaigistame, siis kaotame midagi veel olulisemat. Võib-olla see ongi meie vastutus ja ülesanne. Tunda kõike, mida suudame tunda, ka häbi, valu ja süüd. Tunda inimese tundeid isegi ebainimlikes oludes. Tunda ja anda oma tunnetest tunnistust. Lootes, et ehk neid tunnistusi on kellelgi vaja. Selle jutu lõpetuseks loeksin nüüd mõne Ene Mihkelsoni luuletuse, mis on mulle pidet pakkunud. Tõusin hommikul kell 6 nagu vanasti. Tegin ringkäigu aias. Rääkisin nuluga. Sina oled nulg, ütlesin, ja mina kirjanik. Kasvasid seemnest, mina keelest. Vett ja õhku vajame mõlemad, ainult minul tuleb selle eest maksta. Tuul on kui keel sinu pehmetel okastel, pühib prügi minema. Lahutab meeltki, kui aastaaegades rändad. Minu hääl on vaikuses kähe, laual pooleli luuletus, otstarbeta mäng. Varsti on Eesti vaid mälestus. Eesti on väiksuse tõttu saar mitme maailma vahel. Siin ei ole võimalik rahu, kui just ei taotleta reservaati. Seda omaenese mudilat, mis on kord juba olnud. Rahulolijate hulgast jääb lihtsalt puudu. Rahvaarv ei võimalda. Me oleme radikaalid, kes peavad alatasa taltsutama enesehävituskirge. Me elame Maarjamaal, kust Jumal on põgenenud. Me külvame seemneid kaljule võõrastel maadel. Häbi on tappa inimest, kirjutas luuletai peaaegu 100 tagasi. Tema oli poeet. Liialdused on nende puhul ju lubatud, ütleb oma ihune ligi.
ligidal olekut pidasin silmas. Me lihtsalt ei saa neile luules elamist lubada, kui rahvas kannatab. Kas tuleb tõesti kord aeg, kus talumees hammaste kriginal õpib tagatoas lugemist, kui pere peab talu, nagu kirjeldas Peegel? Ainult 200 aastat on sellest möödas. Arvutiga saame hakkama. Arvuti loeb ennast ise. Vajuta klahvile, maailm on ligi, täitsa ligi meitele. Masin künnab ja külvab ja koristab prahi, ülikond ei rikne. Me oleme tapmisega nii harjunud, et pentsik on häbist rääkida. 100 tungib teisesse. Me ei märkagi. Nõnda kuluvad sõnad, nõnda on läbi me lips. Paljas kurgualune vaibub südame tuks. Laps mängib tulega, maailm ilma lõpuga. Võrdsed mitte, kuid mängud mõlemad. Üks mängib teisega ja 3. surmaga. Ei võrdsust mingit. Kes kostab, seda hõigatakse ja tema vastab ka. Kaja lohutab kaja. Ilm ei jää iial magama. Aitäh! Aitäh! Ja nüüd väike muusikaline vahepala Erkilt ja pärast seda jätkab meie proosatoimetaja Katrin Raid.
tere! Kõik algab väga realistlikult. Tegevus toimub garaažis, autotöökojas nimega Žanir number 5. Mina tegelane tunnen ennast seal suurepäraselt, oli algul keretöö tegija, hiljem juba vahetuse ülem ja see on tema jaoks tõeline nirvana. Kuni ühel hetkel saabub sinna püsiklient Heldur Lehiste. Ja see saab saatuslikuks. Heldur Lehiste saabub sinna kirspunase laadaga, mis üldiselt läheb varuosadeks ja romulasse täielik õnnetus, ühesõnaga lootusetu. Aga mina tegelane otsustab selle siiski üles putitada, ega ma rohkem ei räägi. Tähendab, kes ei ole lugenud, ma arvan, et olete, aga tasub ka teist korda lugeda. Ja teine lugu, see on siis looming number 4 eelmine aasta, aprill. Ja teine lugu algab veelgi realistlikumalt. Seal on juba alguses öeldud, kursiivis on alla kirjutatud, et põhineb tõsielulistel sündmustel. Ja kohtuvad pargipingil Kopli liinidel graafiline disainer Tarmo ja sealt mingi tüüp, kelle nimi on Magila. Aga ma edasi ei räägi, tähendab, see on selles samas loomingu numbris ja ma julgen lubada, et teistkordsel ülelugamisel on need täpselt samamoodi suurepärased novellid. Sellised, Karoliina võttis Triin Paja puhul sõna ära, nõtke. Ma tahtsin sama öelda, aga ma ikkagi kordan. Tähendab, Triin Paja puhul jääb kindlasti paika, aga siinkohal ka. Jah, aga kui me hakkasime neid kandidaate esitama, siis või isekeskis mõtlesin, minul teda nimekirjas ei olnud. Kõigil teistel oli. Ja sellepärast ei olnud, et me oleme ta on enne ka loomingus avaldanud. Ja me oleme temast rääkinud mitu korda ja suure vaimustusega ja tema neid loomingut kiitnud ja mõelnud, kust ta selle fantaasia võtab ja kõik. Ma olin täiesti kindel, et ta on saanud auhinna või mitu, aga sellist ei olnud. Nii et täna siis Ave Taavet, palju õnne! Tere, aitäh! Kultuuriajakirjanduses on väga erinevaid rubriike, on väga erineva käekirjaga autoreid ja toimetajaid, aga samas igas kaastöös, vähemalt iga kaastöö vormimises on midagi olemuslikult sarnast. Ja nii ma siis võtsingi täna visandada kahtlemata pisut kohmakalt ühe sellise arhetüüpse kaastöö sünniloo. Kaastöölise teekond. Iga kaastööline on kunagi elanud lihtsat ja loomulikku elu linnakeses N. Kultuuriajakirjandus ei ole veel tema ellu tunginud. Õieti ongi ju kaastööde loomine inimorganismile ebaloomulik tegevus. Meie sõrmed ei ole loodud trükkimiseks, vaid pigem lemmikute silitamiseks ning mahlaste võileibade valmistamiseks. Silmad, mis ei ole veel kordagi elus lugenud oma teksti korrektuuri, puhkavad alles õndsalt möödarändavatel pilvedel ning sülearvuti magab lauasahtlis vägilase und. Siis aga saabub sõnum. Tuul vakatab ning puud kikitavad hiirekõrvu. Kaugelt kaljunukilt tõuseb ilma mõjuva põhjuseta lendu üksik kotkas. Kaastöölise majast rullub mööda kõrbekera ning vaevuaimatavalt kostub kusagilt kangelase kannuste kõlinet. Tulevase kaastöölise postkasti on saabunud kiri. Tere, kirjutame kultuuriväljaandest, ehk oleks teil meile pakkuda kaastöid. Kaunite tervitustega, toimetaja. Tulevane kaastööline vastab esialgu eitavalt. Sulgeb arvuti ning püüab naasta argipäeva juurde. Ent alahindab seda võõrast maailma, mis aina tungivamalt tema uksele koputab. Toidupoes silmitseb ta süüdlaslikult kirjanduslikke ajakirju,
sellal kui käsi harjumuspäraselt kroonika järele sirutub. Mõtted tehtud ettepaneku teemal tikuvad pähe kõige vaiksematel öötundidel. Tema südamesse on sugenenud kõhklus. Ja siis tuleb teine kutse, võib-olla esimese pöörduja sõsarväljaandelt, võib-olla pisut isiklikum, pisut tungivam või siis isikult, kellega tulevane kaastööline on loonud parasotsiaalse suhte. Igatahes on selles kirjas miski, mis annab otsustava meislihoobi tulevase kaastöölise meelekindlusele. Ta vastab jaatavalt. Kangelane on leidnud oma mentori, kaastööline toimetaja. Millal tulevane autor päriselt selle nähtamatu rajajoone ületab, mis teda seni kultuuriajakirjanduse maailmast lahutas, on keeruline öelda. Kas juhtub see juba esimese jaatava vastusega, esimese nõusoleku andmisel või hetkel, mil ilmub trükis? Siis, kui esimene mustand on toimetuse poole teele läinud või võtab see kõik pisut enam aega, näiteks autori hääle kujunemiseni? Kas autori hääl ongi tema rajajoon? Või on see hetk, mil üks neuron sirutab teisele neuronile käe ning sünnib mõte? Nii ehk teisiti on kaastöö tsükkel laias laastus sama. Kõige suurem pingutus ootab kaastöölist enne tähtaega. Joseph Campbell kutsuks tähtajaeelset aega kangelase koopaks. Meie kutsume seda kodukontoriks. Kaastöölise jaoks on see nii füüsiliselt kui psühholoogiliselt kõige kurnavam, kõige ohtlikum ajalõik. See on märkmete, visandite, otsingute ja kõhkluste kulminatsioon. Koopasu taga puhuvad oma kaebliku vilespilli maised peibutised. Koopalaest sirguv stalaktiit varitseb vaid hetke, mil valju raksatusega maha sadada. Kaastöölisel veab, kui ta pääseb luulemurruga. Tema poole turritavad loodava kirjatüki teravad servad, lõigud lõike valmis, tekstimeri kõrvus kohisemas. Ähvardavalt kasvab koopaseinal tähtaja kooljas vari, ent vahel juhtub sedagi, et aegruumi tekib peibutav lõhe, tähtaeg nihkub. Koobas tundub äkitselt avaram, kuskil tema sügavuses veikleb kutsuv valgus. On siin tõesti avaus? Aga ei, nihkunud tähtaeg on vaid virvatuluke, mis ettevaatamatud kirjutajad sügavamale koopasse meelitada üritab. Ja siis tuleb tõeline järelekatsumine. Kaastööline saadab valminud teksti toimetaja kätte. Pikast koopas istumisest võivad tema silmad maailma suhtes pimedaks jäänud olla, kuid see-eest on ta eneses leidnud enneolematuid ressursse. Tema intuitsioon pole kunagi olnud nii selge, tema mõistus nii vahe ning sulg nõnda väle, kui neil esimestel kaastööteele paneku järgsetel päevadel. Tõeliste kangelaste kombel vahetavad toimetaja ja kaastööline veel viimaseid hoope, otse loomulikult meilitsi. Kui kaastöölise samm on kindel, pilk selge ning ramm näpuotstes olemas, piisabki ehk 1-2 vastusest ning juba liigubki kaastöö toimetuse sisemistesse ringidesse, keeletoimetaja ja küljandaja kätte. Halvematel juhtudel kasvatab aga mõni ebatäpsus tekstis, vigane allikas või katkendlik mõte enesele iga paranduse kohta 3 uut peatasemele. Ent ükskord juhtub see siiski. Saabub korrektuur. Tundub, et raskused on selleks korraks ületatud, vaenlane võidetud. Maailm ohkab kergendunult. Kaastööline naaseb tiitsel sammul mõnusa argielu juurde. Tema kukrus kõliseb honorar. Tema ette sirutatud käes kõlgub trükivärvist alles nõrisev loomingunumber, mille ta poeletilt on võidukalt kaasa haaranud. Uudishimulik rahvas koguneb veebibrauseri akendele kaastöölise võidukat rongkäiku vaatama, talle juubeldama. Elu kulgeb taas omasoodu, ent iga kaastööline teab, et kord tuleb see taas. Kutse, tungiv palve, mille ootuses ta käib Soome sepa juures oma sulge teritamas ning magab üks silm pilukil. Võib-olla raugeb kord temagi jõud, kuid kaastöölise tegusid jäävad igavesti meenutama salapärased jäljed kultuurimaastikul. Kaugusse kulgevad kirjandusväljale küntud kirjaread. Siin-seal võib aga pahaaimamatu uitaja metsa all kokku põrgata ümara sammaldunud kivimürakaga, teadmata, et see hoopiski kaastööle lennukalt pandud punkt on. Ning päikeselise ilmaga võib näha, kuidas Kääpa jõe põhjas helgib tänaseni kaastöölise sulepea. Aitäh!
aitäh! Ja nüüd ma kutsun siia meie kõige staažikama toimetaja Toomas Haugi, kes tutvustab artiklite laureaate. Ma tahaksin rääkida hästi lühidalt ja hästi mõjuvalt. Kui artikli osakonna toimetaja näeb ja kogeb väga tundlikku kirjanikku, kes on hakanud tundma huvi kirjandusajaloo eelkäijate klassikute vastu ja neist oma tundliku meelega kirjutama, siis läheb see toimetaja väga rõõmsaks. Kui seesama toimetaja kogeb noort autorit, kes on täiesti seletamatutel põhjustel ja kirglikult sukeldunud kirjanduse ajalukku, koguni nii kaugele nagu 19. sajand ulmekirjanduse algusesse ja liigub seal ringi vabalt, nii nagu oma kodus, siis läheb ka toimetaja meel väga rõõmsaks ja tal tekib tunne, et meil on veel tulevikku. Ja kui siis see toimetaja vaatab neid autoreid, üks on vanem ja teenekam, teine on noor, ja näeb, et mõlemad kirjutavad hästi, kohe täitsa hästi, ja ma ütlen ausalt, ma ei tohiks praegu keeletoimetaja juuresolekul seda nalja teha, aga mõlemad kirjutavad nii, et saada või ilma läbi lugemata trükikotta. Probleemi ei ole. Siis läheb toimetaja meel veel eriti rõõmsaks ja tal on rõõmus meel, et meie artikli preemiad on võitnud Jan Kaus ja Tormi Ariva. Tere! Kõigepealt, mina olen Tormi, ma arvan, et te saite aru. Tänan Loomingu toimetust, tänan Toomas Haugi kui artiklitoimetajat nende iluste sõnade eest ja toimetamistöö eest, mis siiski toimus, kuigi võib jääda teistsugune mulje nendest. Ja keeletoimetaja Leena Toomasbergi samamoodi. Ja siis tänan veel, kuna artikkel sündis antoloogia järelsõnast, siis ma tänan Joel Jansi ja Jüri Kallast, kelleta seda antoloogiat vanast Eesti ulmekirjandusest ei oleks sündinud, nimega siis Kuumad allikad. Ja viimasena hästi suur tänu Mart Velskrile, kes oli minu bakalaureuse töö juhendaja ja kes on süüdi selles, et hakkas minu kaastöölise teekond Loomingus. Nii kangelaslik, kui see ka ei kõla. Võttes arvesse, et otsustasin panna artiklile pealkirjaks mitte millegi üle imestada, ladina keeli nil admirari, nagu see esines 1875. aastal raamatus Meremadu, siis on hästi irooniline, et mind nii sügavalt rabas see preemia sõnum, kui millegi üle ei peaks imestama. Ja ma tahaksin teha ühe täienduse siia juurde selle kirjatööga seoses ja siis ühe kummarduse. Kuna see artikli teema Eesti kirjanduse, fantastilise kirjanduse ajalugu ei ole viisakalt väljendudes kunagi päris kirjandusteadlaste tähelepanu tulipunkti jõudnud. Käepärast oli väga vähe materjali, millele toetuda ja sekundaarkirjandust praktiliselt ei ole selles teemas, siis see annab ühest küljest suure vabaduse, teisest küljest ei anna seda garantiid, et need seosed, mida
kirjutaja loob tagantjärgi, et neil on mingisugune vähemgi seos reaalsusega. Ja hiljem ongi ilmsiks tulnud, et oleks vaja teha väike vigade parandus. Ja et on asju, mida kirjutades ei pannud tähele, aga mis on siiski olulised. Ja ühe ma tahaksin välja tuua, sest kui ma alustasin selle Meremaoga Eesti ulmekirjanduse ajalugu, siis minu esimene tõenäoliselt suurim patt on ikkagi minna mööda Kreutzwaldist, kes seda ennetab ja keda on nähtud ulmekirjanduse ajaloo olulise kujuna. Varasemalt mina pidasin teda rahvaluule töötlejaks ja muinasjutu loojaks. Aga ennemuistseid jutte muidugi ulmeantoloogiates on ka ilmunud. Aga see vahe tegemine ilukirjandusliku ulme vahel ja siis folkloorse muinasjututraditsiooni vahel on võib-olla 19. sajandi suhtes kunstlik liialdus. Neid asju nähakse võib-olla kui ühe trepi järgnevaid astmeid. Ja ka Douglas, kui ta alustab oma ulmenovellide kirjutamist novelliga Maailma lõpus, siis ta ikkagi inspireerub Kalevipojast, ühest episoodist seal. Ja hiljem tagantjärgi ma leidsin, et Kreutzwaldi tõlkes on juba 1851. aastal ilmunud õudusballaad Gottfried August Bürgerilt nimega Lenora, mis võiks olla siis Meremaost oluliselt väärikam kandidaat esimese eestikeelse ulmeraamatu tiitlile ja on ka õuduskirjanduse ajaloos oluline tekst, mis jõudis rahva ette umbes 175 aastat tagasi kevadel 1851. Täna ma ilmselt seda artiklit alustaksin sellest punktist võib-olla. Aga see näitab ilusti, et kui hapral pinnal ulmekirjanduse ajaloo uurija ikkagi seisab, kui iga tema komistus kanoniseerub parema info puudumisel, aga küllap võib seda öelda kõigi pikalt eiratud või vähe tähelepanu saanud teemade kohta, olgu selleks siis rahvusvähemuste kirjandus, varane naisautorite proosa või koguni näiteks koomiksikultuur, mille ajaloost meil on võib-olla päris tervikülevaadet ei ole ühegi puhul. Jah, 175 aastat on Eesti ulmekirjandus võib-olla vana, vähemalt sarnaselt mitme teise hiljem massidesse jõudnud nähtusega, nagu porgandi kasvatus ja Hispaania gripp toodi ta sisse Saksamaalt alguses. Ja Lenorat ja siis seda Meremadu ja teisi selliseid varaseid fantastilise kirjanduse rariteete saab varsti alates 7. maist näha Tartu Ülikooli raamatukogus raamatunäitusel, keda see teema huvitab seoses Prima Vista festivaliga. Ja lõpetuseks ma tsiteeriksin Rein Kruusi, keda mul isiklikult ei ole olnud muidugi võimalust kohata, aga kelle tekstid on mind tugevasti mõjutanud. 1989. aastal on Rein Kruus loomingu Veergudel arvustaja rollis sõnastanud olulise kaksikjaotuse. Kirjandusloole võib läheneda kas meenutuslikult või moonutuslikult. Meenutuslik suund on üsna levinud, leebe. Muhe tegeleb teada-tuntud autorite elu ja siis loominguga. Talle vastandub ainekäsitlus, mis Kruusile silmnähtavalt enam sümpatiseeris ja mida ta kirjeldas nõnda. Moonutuslik ehk akadeemiline suund lähtub mitte teadmisest. See suund ei esita ilmselgelt iseendast mõistetavaid tõdesid, vaid opereerib uudsega, ennekuulmatuga tekstide, faktide ja arvamustega, mida omal ajal kuigi paljud või koguni keegi ei teadnud, mida õieti polegi olnud. Moonutajad avaldavad erakirju, sahtli käsikirju, mustandeid, pooleli jäänud töid, mis kaasaegsetele tundmatud ja mille olemasolu enamasti autor isegi mitu korda unustanud oli. Uusväljaannetes ja käsitlustes aga on sellised asjad esitatud üldteatuga võrdväärsena. Ülepea pakutakse kirjandusena välja lorilaule, lendlehti, kihutuskõnesid, tarbetekste, pulvari literatuuri. Omal ajal tehti ikkagi selget vahet, mis on mis.
Samuti tuleb välja, justkui oleks kõigile tuntud Kolka grafomaan või Nohik raamatupidaja, kes aeg-ajalt käis toimetustes oma värsse pakkumas. Või tüütu joodik, kirjutanud sama tähelepanuväärseid luuletusi kui 20 korraliku luulekogu autor, justkui oleks romaan, mis omal ajal keegi kirjastada ei võtnud, tollase proosa tähtteos, justkui oleks Eesti ja Rumeenia luulel ühisjooni, ehkki kõik teavad, et see Eesti luuletaja vihkas rumeenlasi, ei olnud lugenud ühtki Rumeenia autorit ja kirjutas tegelikult kõik Ernst Enno pealt maha. Moonutuse tekitab valik, rohkus ja põhjalikkus. Moonutuse teeb võimalikuks see, et nad ei tea ju mitte midagi. See on küll provokatiivne, nüüd tsitaadi lõpp, see on küll provokatiivne avaldus, mida oleks vale välja rebida oma aja poliitilisest kontekstist, sest siin käib jutt praegu parajasti siis Ralf Parve mälestustest aastast 1989, aga mulle tundub, et siin on ikkagi kokku võetud väga suur osa sellest, mida ma ise pean uurimistöö juures väärtuslikuks ja mis lööb silma särama. Ja kui mul endal läheb korda artiklitega natukenegi siis Eesti kirjanduslugu moonutada, siis sellega ma võin olla rahul. Aga soovin palju õnne laureaatidele ja loomingule sünnipäeva puhul. Aitäh! Suur tänu Loomingu toimetusele. Kui Toomas Haug on Loomingu toimetuse staažikaim liige, siis mina täna olen siis laureaatide hulgas staažikaim liige ja minu kui juba staažiga autoril on siis õigus täna otsad kokku tõmmata. Ja me tõmbame otsad kokku koos Erki Pärnojaga. Mul on väga hea meel, et Erki oli nõus tegema läbi ühe väikese sõnalis-muusikalise eksperimendi, et tähistada siis ajakirja Looming aasta ringi. Selleks koostasin siis tänase õhtu tarvis väikese poeetilise põimiku, mille aluseks siis 2025. aastal Loomingu numbrites ilmunud luule. Leidsin fraase, lõike ja motiive kõigist 12 numbrist, mis tähendab ühtlasi, et põimikus saavad kõlama 12 autori sõnad, et tekiks eri häälte kollaaž. Ja hääled on siis järgnevad. Taavi Eelma, kelle tekstid pärinevad aprillikuust, Kristjan Haljak veebruar, Juhan Hellermaa oktoober, Mart Kangur juuni, Doris Kareva märts, Vahur Laiapea juuli, Susanna Mett detsember, Mari-Liis Müürsepp september, Triin Paja jaanuar, Piret Põldver mai, Lauri Sommer august ja Tõnis Vilu november. Taevas lendas minusse. Olin kivi. Tegin taeva katki. Vala mind tagasi taevasse, ema. Voldi mind lahti. Ava kõik aknad. Vala mind tagasi taevasse. Ranna jääl ja joonel, liival
ootan sula. Ootan ema härmas nägu. Isa jäetud rada. Ema. Isa. Ootan, mida vesi rannas ütleb. Isa. Ema. Ütleb, mis on jäetud minu kanda. Kes tuleb ja paneb mu magama. Kas või paariks aastaks. Tunnen sust puudust. Tunnen su puudust. Käe all, käe sees. Käe all, käe sees. Kes tuleb ja paneb mu magama. Käe all ja käe sees. Kui unetult teineteisele aknasse koputame, kirjutame. Kirjutame, et hommikuvalgusel on hääl. Hommikuvalgusel on hääl tiibadest ehmunud. Tunnen sust puudust, tunnen su puudust. Käe all ja käe sees. Mis tunne on ärgata valesse embusse? Külm on, kõht koriseb, akna taga tõmmatakse käima saag. Isegi kui on olemas vastus, tungib kalkõhk su sõõrmeisse. Isegi kui on olemas vastus, tirid teki ta pealt ja keerad külge. Su käed on mind suure hoolega valmistanud ja mind teinud ühtlase ümberringi ja nüüd neelad sa mind ära. Sa oled isenda kärbes, kinnises peos. Püüdsid ta varasügisel maamaja akna peal. Ja nüüd hoiad üle talve kevadeni välja. Põrised suletud sõrmede vahel, tahad lennata, kuid tõmbad endalt hoopis ükshaaval tiivad. Kas mul on veel isik ja kood, kui neid ole mu rahakotis? Kas mul on sünd ja sugu, kui keegi seda ei usu? Kas sõber ütleb mulle enam tere? Kas ema teab mu nime?
ma tean, et maailm on katki. Ma tean, et maailm on katki ja kohutav kannatus kestab. Ma tean, et maailm on katki ja kohutav kannatus kestab. Oma topsikusse sülitada enam ma ei lase. Aitab! Ja oma südamesse luban ainult ilusat. Ei jookse avama ma enam iga koputuse peale, sest kuulmislangus teeb mu päeva rõõmsamaks. Kogu see kaeblemine, kellele ja miks, vaata parem välja, vaata parem maailma, vaata parem välja, vaata parem maailma. See avaneb, ilmub, ilmleb, see avaneb, ilmub, ilmleb, see avaneb, ilmub, ilmleb. Tuulest ja tiibadest, tuulest ja tiibadest, tuulest ja tiibadest. Elust ellu, hing kargleb mööda kehasid nagu sätendav pall. Ja vahel mõtlen ma sulle, kallis, kuid seal ei ole soovi otsast alata. Lõpp oli õnnelik. Ja vahel mõtlen sulle, kallis, kuid seal ei ole soovi otsast alata. Lõpp oli õnnelik. Lõpp oli õnnelik, sest viimane sõna on valgus. Sest viimane sõna on valgus. Sest viimane sõna on valgus. Taevas lendas minusse valgus. Taevas lendas minusse valgus. Ranna jääl ja joonel valgus. Ranna jääl ja joonel valgus. Tunnen sust puudust valgus. Käe all, käe sees valgus. Tunnen sust puudust valgus. Käe all, käe sees valgus. Vaata parem välja valgus. Vaata parem maailma valgus. Tuulest ja tiibadest valgus.
tuulest ja tiibadest. Valgus. Ja vahel mõtlen sulle. Valgus. Ja vahel mõtlen sulle. Valgus. Käe all, käe sees. Valgus. Käe all, käe sees. Valgus. Taevas lendas minusse. Valgus. Taevas lendas minusse. Suur tänu. Aitäh! Ja mul on siin, laureaadid on kõik saanud Asko Künnapi kujundatud meie aasta käigu värvikoti ja mul on siin üks ka Erkki Pärnojale. Nii et palju õnne veel kord laureaatidele. Aitäh teile, et tulite. Aitäh Eesti Kultuurkapitalile, kes meid toetas ja kutsun teid kõiki oma klaasikest kas veini või alkoholivaba jooki, üks tükike kringel enne kui lähete, lööge meiega klaase kokku. Aitäh tulemast ja toredat õhtut!